nimi on Taivo Denso, töötan valgusmeistrina filminduses ja mingil määral ka reklaamidel, kuigi vähem kui kunagi varem. Enne seda, kui ma fotograafiaga veel hakkasin tegelema, lihtsalt oli võimalus minna Inglismaale aiandust õppima. See on Royal Horticultural Society's aiad, kus nad siis korraldavad üheaastaseid kursuseid, selline aiandus. Ja siis ma õppisin aasta veel selle lisaks orhideekasvatust, jah. No võib-olla tegelikult see huvi nagu fotograafia vastu tegelikult võib-olla sai alguse sellest, et ma hästi palju pidin pildistama ja tahtsin pildistada just nagu orhideesid või mul oli vaja seda töö jaoks seal või niimoodi. Ja kui ma olin Inglismaalt, tagasi tulin Inglismaalt, siis õppisin fotograafiat sidekoolis, lõpetasin selle, töötasin ühes fotopoes, kus ma sain tuttavaks Manfrediga, kellele kuulus firma, kus olid valgused ja nad tootsid reklaame siis. Tänu sellele sain siis kuidagi sinna tööle. Alguses olin palju operaatori assistent ja mingil määral ka tegin ise, filmisin reklaame ja nii edasi, mingid väiksemaid asju. Ja kui suri üks valgusmeister, kes kunagi Tallinn filmi selline töötaja, kes nende valgustega töötas seal firmas, siis kogu valgustamine jäi minu kanda. Ja sealt peale algaski selline liikumine ja tee valgusmaailma. Et väga müstilisel moel nagu naturaalne valgus tegelikult võib mõjuda väga selliselt kunstipäraselt ja mitte loomulikult ja see on, ma olen isegi teinud selliseid iPadiga klippe, kuidas valgus mängib läbi puude või see annab nagu mingit inspiratsiooni, et mida võiks nagu jäljendada või mida järgi teha, kuigi seda on väga raske. Tihtipeale kõige raskem on järgi teha looduslikku valgust, kas loomulikku valgust või siis looduslikku efektvalgust, näiteks valgus läbi puuokste või kuidas ta tuules mängib või ka loojangu valgust või et teinekord loodus pakub nagu väga huvitavaid selliseid väga huvitavaid valguslahendusi, mida isegi ütleme, kui täpselt samamoodi suudaks kopeerida, siis filmis keegi ei usuks isegi, et see ongi päriselt nii või näiteks ka kuuvalgus on väga teistsugune, kui inimesed kujutavad filmis tegelikult. Et loodus pakub väga palju inspiratsiooni viimasel ajal. Mulle meeldib minu töö juures just see, et ma töötan väga erinevate operaatoritega, väga erineva pildikeelega operaatoritega ja see võimaldab mul tegelikult nagu väga erinevaid žanreid nii-öelda katsetada, et kuidas toimib. Mõnikord on põnev teha hästi dokumentalistlikus stiilis valgust, mõnikord on, siis kui seda on liiga pikalt tehtud, siis tahaks hästi suure valgusega, hästi suurejoonelist asja teha, et ütleme, ma naudin filme, kus on nagu võib-olla tehnilises mõttes midagi uut. Äkki sa saaksid mind ka õpetada? Näiteks Fencer, üks Soome-Eesti ühisfilm oli, Vehkleja siis eesti keeles. Ja seal ma sain katsetada mingeid uusi tehnilisi lahendusi, mida mina ei olnud teinud ja keegi teine Eestis ei olnud teinud varem sellises suuruses, et seal oli mingid sellised huvitavaid tehnilisi asju, mida ma tõesti mida oli mul väga põnev teha. Väga põnev oli teha näiteks Idiooti. Me lõime keskkondasid ühes kirikus, erinevad keskkondasid, nii interjööri kui eksterjööri ja me valgusega mängisime ja muutsime valgust. See oli nagu väga põnev tegemine. Väljakutsena filmide suhtes, jah, et need ongi olnud võib-olla tehnilises mõttes huvitavad väljakutsed. Mis ei tähenda, et ma teisi filme oleks vähem nautinud nende tegemist ja nende sisu ja nii edasi, aga ütleme, Fencer oli lihtsalt tehnilises mõttes põnev film, samamoodi Idioot. Võib-olla ei ole õige niimoodi üksikuid filme välja tuua, mida väga nautinud oled, et tegelikult iga film on omamoodi väljakutse. Peab enda jaoks ise huvitavaks tegema, leidma selle iva, miks tööd teha või filmi teha.
mitu asja, mida ma tegelikult tahaks katsetada, nagu teha. Noh, ma ei tea, kas see nii unistuste on, aga ma tahaks teha ühte filmi, kus ma ei kasuta professionaalset valgustehnikat, aga kasutan ainult olemasolevat valgust või siis noh, ütleme siis ja mingit gripitehnikat nii-öelda, mingeid asju, kuhu mida kinnitada ja nii edasi, et ma kasutan kõik valgusallikaid, kõik, mis võivad nagu olla nii-öelda kaadris, noh, nad ei pruugi kaadris olla, aga nad võiksid olla, et noh, et ma kasutaks ainult üks film, mida ma tahaks teha, on see hästi naturaalse valgusega ilma professionaalsete lampideta sellist filmi tahaks teha. No väga tahaks teha. Mitu sellist unistust on. üks unistus oleks, kui ma saaks teha filmi, kus või noh, tegelikult seda ma olen isegi teinud. Ühesõnaga unistus on selline, et teha filmi, mis ei taotle realistlikku valguslahendust, vaid põhimõtteliselt nii nagu on Natural Born Killers, kus noh, on sülitatud kõigele naturaalsele ja see valgus ja kõik see nagu on, räägib oma keelt ja on hästi selline jutustav nii-öelda sisule kaasa. Ja siis üks asi, mida ma kunagi tahaks teha, on, see ei ole küll nagu terve filmiprojekt, aga ütleme sellist, ma olen palju filminud kirikutes. Ja kirikutel on suured aknad, suured ruumid, noh, palju suuri aknaid ja tavaliselt ei ole kunagi raha, et seda teha noh, niimoodi võimsal moel, et kasutadagi kunstlikke valguseid, sellised suuri, hästi võimsad prožektorid iga akna taga hästi suure tõstuki pealt, et ütleme, kui on aknaid 5-6, siis 5-6 noh, kõige võimsad prožektorid, mis on nagu turul saadavad, panna akna taha tõstukut ja teha sellise noh, hästi sellise noh, selline hästi klassikaline Hollywoodi stiilis selline kirikuvalgustamine. Et seda ma tahaks siis tehniliselt teha, põnev oleks. Et aga ma arvan, et selle ma saan kunagi tehtud. Minu arust ei ole täiuslikku valgust otseselt nagu selles mõttes olemas, et alati on võimalik teha teistmoodi või et sa võid valgust viimistleda lõputult, on ju, noh, et ikkagi jälle natukene siit midagi ära lõigata ja natuke pehmendada või noh, natuke midagi lisada. Ja ma olen ka jõudnud kuidagi aegade jooksul selleni, et võib-olla et püüelda nagu täiusliku valguse poole noh, alati ei ole nagu otstarbekas, et mõnes mõttes filmis on muud asjad ka nagu väga olulised. Et noh, võib-olla isegi palju olulisemad kui täiuslik valgus, et mingil hetkel peab aru saama, et kus läheb piir nagu valguse viimistlemise ja teiste takistamisel, et või noh, et viimistlus ja see täiuslikus ihalus ei hakkaks takistama teistel inimestel filmi teha. Hästi pehme valgus on moes. Sellega noh, tuleb olla ka mõnes mõttes ettevaatlik, et mitte, et noh, et see võib kippuda nagu rutiiniks, et hakkad kinni tegema ja teed ja ei mõtlegi, noh, mis nagu on filmile või sisule või sellele kohale iseloomulik. Ma ei ürita mitte teadvustada, et mis on nagu selline töötav valgusskeem, et üritan nagu minna kohale ja lähtuda sellest kohast pigem, kui see õnnestub. Et ega see moevalgus ka õige asi pole, et jah, vahepeal oli moes, et valgus annab fleeri, noh, see hakkab nagu mööda minema nüüd natuke. Noh, üldiselt selline pehme valgus jah, et see on ikka selline valdav, et väga harva julgevad nagu operaatorite valgusmehed nagu minna selline teravama valguse peale. Võib-olla Soome operaatorid on selles osas julgemad, et kasutavad sellist teravat stiili aeg-ajalt. Aga ikkagi lõpeb lõpuks sellega, et pannakse suured pinnad ja peegeldatakse, et noh, tavaliselt see on nii jah, aga ma üritan neid vältida, neid skeeme. Head filmid sünnivad kuidagi mingis heas balansis tootmise ja loomise vahel, et asi, mida ma muudaks Eesti võttemeeskonna tavades on see, et filmid saaksid rohkem rahastatud, et oleks vabadus nii luua kui tehnilisel meeskonnal elada normaalset elu, et nad saaksid oma palgad ja et nad ei peaks ennast ära rebestama
tehes ülipikki tunde, et ise kunagi nagu filmitootja maaks, et me võime teha häid autorifilme, et see on meie nagu selline võimalus kuhugi midagi maailmale näidata, on teha väga häid autorifilme. Me ei saa kunagi tegema suuri kasahitte, mis levad läbi üle maailma, et noh, meil on liiga vähe raha ja inimesi selleks. Et inimesed, kes soovivad või pööravad liiga palju tähelepanu, ütleme, tootmisele ja unustavad ära loomingu, noh, võib-olla peaks siis nagu mõtlema, et mida me siin nii väga ikka toodame, et tegelikult on loojad olulisemad või noh, loojad ongi meie nagu trump või meie filminduse jäämise eeldus, head loojad. Ma ikkagi saan ennast väljendada läbi valguste või leida mingeid uusi lahendusi ja kui juhtub, et ma teen mingit head filmi, mis nagu tähendab võib-olla mitte selles hetkes, aga ka tuleviku jaoks midagi või jääb nagu kuidagi ajalukku, et ma olen osalane mingis võib-olla suuremas protsessis kui lihtsalt mingi mehaanilise töö tegemine, et see on kuidagi nagu mingi suurem ja kuidagi olulisem ajaloo mõttes ka, mida ma teen. Võib-olla hea tunde sellest võib-olla siis. Et ma olen osalane milleski suuremas kui elu.